kuulate veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata. Tere taas, kallid veebiraadio kuulajad. Kas nüüd on Eestis stabiilsem 50 hertsine sagedusega vool või mitte? Saates külas elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudijana, konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ja saatejuht. 04.02.25 oli ERR-i saade Impulss elektrivõrgu lahutamise teemal ja oli Fermi energiakonverents 05.02.2025 ehituseks planeerimine. Moodul tuumajaamade ehitamiseks Eestis. Kas see lahti ühendamine on ka endaga midagi olulist kaasa toonud? Kas moodul tuumajaamade ehitusega on ka midagi olulist kuulda olnud? Palun, Andres. Tervist, Eesti rahvas. Ja väga tore teile infot anda või küsimust, mida lahti ühendamine on kaasa toonud ja moodul tuumajaamadega. See on nüüd 3. saade, mis on toonud lahti ühendamine. Ja kõigepealt läheme siis selle Impulsi saate juurde, mida saatejuht siin ütles. 04.02 oli Impulss ERR-i saade ja pealkiri oli tal ka ju Vene võrgust välja. Seal oli 3 sellist huvitavat kohta, võtame ühe kaupa. Kõigepealt tahaks tänada Impulsis esinenud tuukrit, Kaido Peremeest. Oli näha, et mees on tark ja ütles kohe ära, millest seal viga oli. Muidu kogu aeg keevitati otsa, et ankruga tõmmati puruks kaablid ja nii edasi. Vaod järgi. Ta nägi pildid, tegi ka filmis ära, et kalda sisse tõmmati 2-meetrised sügavused, kui te mäletate. Ja kui tuli graniit keskele, siis jäetigi see kaabel sinna lihtsalt lamama. Ja kuna nõuded on igal pool sarnased, on ta vee all või vee peal, peab kaablid olema kinnitatud. Ta läheb jäigalt ja kui ta hakkab painduma, siis ta igal juhul laguneb. Ja neid maailmas laguneb, neid kaablid päris palju on tulnud. Ja võt, mis teine asi teda tänada, et ta ütles ära, et 6 meetrit oli torm sellel päeval, kui see tuli häire ja 27 meetrit oli tuulekiirus. Nii et selle järgi ütleme ka harilik laevastik ja pluss siis varilaevastik, nagu nimetatakse, kõik laevad lähevad varju. Et varilaevastik oli ka sellist. Need nimetatakse, ma ei tea, uued laevad on välja tulnud. Ja teine, keda kiidaks või tänaks, on ERR-i toimetus. Kui te vaatate Jupiterist neid Impulsi saateid järgi, see on ainukene saade, millel on venekeelsed subtiitrid all. Ja siit nagu loogiline järeldus tehnokraadilt, et võib-olla Vene luure eksperdid nägid seda saadet ja võtsid selle aluseks. Ja paneme siis nüüd pildid ette, näete, lihtne vastus oli neil, et oli uudis 2. märtsil. Soome lasi Vene varilaevastiku tankeri Iglessi vabadusse. Ja näete, et see uudis on tulnud sellest ESTNN punkti pealt. Kirjutab, et Soome lasi täna pühapäeval 2. märtsil kaablite lõhkumises kahtlustatava Vene varilaevastiku tankeri vabadusse. Politsei teatas sotsiaalmeedias, et nende Eagles S-iga seotud operatsioon on lõppenud. Varem teatati, et tankeri Eagles S arestimine on tühistatud ja laev on Soome territoriaalvetes lahkunud. Samal ajal lõppes Helsingi politseijaoskonna juhitud operatsioon. Varem oli juttu, et tankerit ei lasta enne vabadusse, kui kaablite lõhkumise eest on raha makstud. Aga nüüd, üllatus, nüüd tehti aga ootamatult otsus tanker vabastada. Soome kanda jäävad tankeri arestimisega kaasnevad kulud, mis olid arvestuslikult mitusada 000 eurot. Nii et näete ise, tehti järeldus, kas oli selle venekeelse subtiitritel kasu, aga tanker lasti minema. Sest
tema rääkis õieti. Nii, ja teine, lähme siis selles saates, selles saates olid ka veel 2 sellist huvitavat asja, mida rahvas on minu käest ka küsinud. Et üks oli, et saime sellest okupatsiooni elektrist lahti ja siis oli, et elektrikute pidupäev oli see, et lahendasime lahti. Vaatame pärastpoole, näeme, kui suur pidu nüüd päris elektrikutel selga sadas, kui lahti ühendati. Nad said rahulikult olla, aga nüüd nad on, käed ja jalad on tööd täis ja väga paljusid rikkeid ka ei räägita. Tulevad siin ainult kohalikud omavalitsuse lehed saarte hääl ja nii edasi. No ja sellest jätame edasi, lähme siis ära. Teine küsimus oli, kas moodultuumajaamade ehitusega ka midagi olulist tuli ette. Näete, kuulasin ära, kuupäev on siin ka olemas, 3. märts, Sandor Liive, kas vaatas ka meie saadet siin, et oli see laiali lõhutud, sellepärast üle 200 osavõtja oli ainult konverentsil. Aga meie saadet ma vaatasin, on mitme pildi peal kokku üle 10 000 vaadanud. Need võib-olla küsimused tulid sealt ja tuligi Postimees TV-sse otse, võttis üle kuulamisele intervjuu. Ja vot põhiküsimus, mis ta nagu ütles välja Sandor Liivi tuumajaamast, kindlasti hakkame Eestis mingisugust eksperimenti tegema. No vot, algus oli, ütleme, eksperiment. Ma arvan, et siin ta jälle natukene paneb mööda, sellepärast seda tuumajaama ei ole veel maailmas kusagil olemas, nagu meil saates saime ja ta ise ka ütles, et 28. aastal saab Kanadas alles valmis. Ja kui ta on valmis, siis tähendab ilma töös olemiseta, kas riketega hakkab pihta või mis seal on, kohe läheb siin käiku samasugune või. Ikkagi on eksperiment sees. Siis on niimoodi, kui ma ostan ikka korralik auto, mis on juba sõitnud aastakümneid, vot seal ei ole eksperiment. Aga noh, mis ta veel ütles, sellised huvitavad asjad, ta ei ole ka lugenud seda VNN-i, et World Nuclear News, seda tuuma uudiseid rahvusvahelist uudiste seda portaali. Seal on ilusti sees kõikide tuumajaamade andmed ja kõik tegevused igapäevaselt, mida tehakse tuumajaamades üldse. Ja vot ta ütles, et ei, seda kasutatud kütust, seda ei saa kuhugile panna, seda saab ainult Eestis, et sellist varianti nagu Soomes tehakse graniitkalju sisse käikudega, et seda meil ei saa siin teha, me saame ainult ülevalt sügav puurimisega lasta läbi põhjavee kuhugile sinna ja siis lastakse see kogus millegiga sinna alla. Noh, väga hea lahendus, mida ei mõtle ka koolipoiss välja, ütleme niimoodi. Aga paneme järgmise pildi siin, siis näete, et ta, kui järsku vaatab ka, siis ta saab ka mõistust ja praktikat natuke juurde. Näete, see on vana pilt siin, see on eestikeelne, tuumajäätmete teekonna panin pealkirjaks. Vaadake, paremas nurgas on selline suurendatud pilt, et kõik Rootsist, Norrast, Taanist, mis siin on, Saksamaa, Greifswaldi, kõik lähevad noortega Selesnogorski raualinna nagu tõlkida ümber. Ja Venemaa võtab vastu. Need on lepinguga seotud, kui annab tuumakütuse, sa kulutad ära, jahutad teda natukene aega enda juures ja tuuakse, pannakse topeltseintega jahutusvette ja tuuakse need pakid sinna Venemaale ära. Kas autodega, rongidega ja nii edasi. Ja teine asi, mis seal nad teevad, praegult on ka, on lugeda, võite kõik, lööte sinna VNN-i sellele koduleheküljele sisse sellise sõna nagu MOX kütus. Seal näidatakse see ära, et on igal pool. Nüüd isegi Prantsusmaa hakkas koheselt MOX kütuse
süsteemi laiendama. Nad töötavad koos seal Selenogorskis Prantsuse ja Vene tuumainsenerid. Need aitavad seal, need teevad siin. Nii et tal tasuks seda vaadata ja ma soovitan teil ka vaatajad seda pilti vaadata siin. Siin on kõik peal, näete, Loviisa, Olkiluoto, näete isegi Hanikivi. Paljud on küsinud, mis sellest Hanikivist on saanud. Hanikivile, nagu ma eelmine kord ka ütlesin, Maru ehitus, Eesti firma ehitas kõik kontorihooned, olmehooned, kõik valmis. Need on valmis, neid töötakse, kedagi ära ei jäetuks. Ja näete, sellel samal pildil on ka pilt. Fennovoima tehti selline Soome firma 2007. aastal. Ja Soomes on, mis on huvitav, kui ehitatakse neid tuumajaamu, siis ühistud hakkavad tööle, ühisettevõte. Meil tahetakse ainult räägitakse, et hakkame ühineme või teeme, aga nemad on tegude inimesed. Ja seal oli 15 suur eraettevõtet ja näete, siin on see pilt on ka peal, et Soome osanikke oli 66% sellest firma aktsiapakist ja 34% oli ainult Rosatomi oma. Ja praegusel ajal ta on Kalevi all, mitte Kalevi all, aga kaklevad natukene, ütleme kohtu Gates on, Soome Fennovoima küsib 2 miljardit ja Rosatom küsib 3 miljardit vastu. Ja võite seda lüüa sisse, see Fennovoima arvutisse ja lendate teda koduleheküljele soomekeelsele ja saate sealt infot. Nii et vaadake peale meie rahvus ja muu häälingute on ka teised internetileheküljed olemas. No vot, see oli nüüd siis selle poole pealt ja mokskütus on lihtne selles suhtes, et vana läbi töötanud uraan 235, tema rikastusaste kukub ära, ta on soe, ta on päris pikalt mitmed aastakümned isegi, no seal Tšernobõlis ta ka mulksub vaikselt seal all, aga vett ja jahtub oma ette. Ja kui on veel grafiitvardad ka vahel, siis ta jahtub pikkamööda ära, aga lisatakse plutooniumi. Ja teine asi veel, mis soovitan vaadata, uurida ära, nüüd päris värske ei ole, tuli eelmise aasta lõpus, kirjutab, et venelane 200 tuumaallveelaeva tegi tükkideks ja viis ka sinna Selesnogorski ja kogu lugu. Nii et Kaug-Idast ta saagis ja viilis neid katki, ühesõnaga nad ei risusta merd. No sellised uudised, ülejäänud teevad kõik koostööd seal. Kas sagedus on sama stabiilne, kui olime Prellis või on ka muutusi? Vot jõuamegi nüüd selle lahti ühendamise sageduse juurde ja pinge juurde, mida nad siin suure hoolega ütles see, mis ta nimi on, see Kalle Kilk seal Eleringist ja energeetikute pidupäev. Aga ma olen hoopis vastusseisus, vaatame, paneme siin pildid käima praegult aasta algusest. Need pildid on võetud Eleringi enda koduleheküljelt, vaadake, üleval on Elering live, kirjutate sisse sagedus. Ja näete seda pilti 1. jaanuarist kuni 10.–12. märtsini tänane. Ja vaadake, mis juhtus siis 8. Algus jookseb päris selline ilus triip, ta on 50 juures, mõned, ütleme, vahelöögid, seda võib nimetada praegult kardiogrammiks, südame pildiks. Näete, lülitamise päeval oli päris jõlk, nad ütlesid ka, teevad siin osa katseid, läks isegi üle 51 ja läks näete peaaegu 49 peale ka välja, kus on 49,7 sinna otsa. Kindlasti midagi läks sellel ajal kõndima, ma mõtlen just elektriseadmed. Aga näete, milline see ports on siin taga peale 8. ära. Ja vaadake, võtke pliiats, pidurdage see plaan ära, saate näha. Näete siin, mis
kellaajal 3.–4. märtsil oli, näete, 50,1 hertsi, mis on viimane piir, mis lööb ära. Paljud on kirjutanud ja küsinud ka, et pirnid lagunevad ja lagunevad ka muud seadmed süsteemis. Sinnani me jõuame. Saaremaal olid ju kahel reedel, kui olid spaad ja kõik inimesed olid sinna ennast puhkama seata, siis lendasid kaablid sinna taeva poole. Ja vot see on põhjus. Ja näete, see on nüüd see sagedus, kui ilus oli enne 8. ja nüüd on täielikult, nagu öeldakse, südame klappide või südame virvendus. A-rütmia on. Et viskab üles, viskab alla hästi sagedasti. Sirget joont ei ole, et ta töötab ära. Ja miks ma selle võtan, teate isegi ju, et südamel on 60 lööki, loetakse normaalseks ja vererõhk on 120/80. Ja kui vererõhk läheb üles, hakatakse andma patsiendile, inimesele rõhku arandavaid tablette ja kui on vastupidi nõrkus, siis antakse talle särtsu juurde, koffiini ja šokolaadi ja niimoodi. Aga mis praegult on? Praegu me istume millega ainult? Meil on 3 ühendust, üks on katki, Estlink 2 ühendust on. Üks on alalisvoolu oma ja teine läheb siis sinna Läti poole. No võt, aga ennem oli 11, mäletate seda, kui neid eelmisi saateid väädate. Nii et mõtelge ise, kumb on kasulikum, 2-3 ühendust, mis võib-olla saab korda võib-olla suve sügise lõpuks, siis läheb Estlink 1 ära, sest ta on ka kindlasti kinnitamata seal põhjas. Ja kordamööda niimoodi istuma. Nii et vaatame siis korra neid pilte, et oleks asi selge, muidu tuleb ära. Ja näete, võtsime siis 7. jaanuari seisu. Vaadake, kui ilus pilt siin on. Sagedus 50,02, mitte ei ole 50,1, mis on juba ohtlik ja hakkavad mootorid minema ja pinge läheb järsult üles. Ja näete, et siin 49,98, mitte ei ole 49,9 lihtsalt. Tal on 9 ühikut on juures, kahekohaline. Ja nüüd vaatame seisu 1 päev enne naistepäeva, 7. märts. Vaadake, mis siin toimub. 50,05 ja selline sähmamine käib siin edasi-tagasi mõlemale poole. Nii et sageduse hoidmisega on väga raske. Ja vot sellega on inimesed siin ka ütelnud, et asjad on jamas. Ja nüüd vaatame sama päeva huvi pärast seda elektrivõrku, nõnda nimetatud Brelli otsa ehk Venemaa suurt 7-8 tunniste vahedega seda, siis näete, Venemaa koduleheküljelt võetud 7. märts. Ja näete, kui ilusti istub 50,000. Tema paneb 3 kohaga, meil siin 2 kohaga pannakse. Me olime ennem ka sama. Ja näete, kella 8-2-3 ajal öösel on 49,97, mitte ei ole 90, mis läheb sinna lõpuni välja, et jääb veel sinna nii 7 ühikut minna. Ja siis hakkab see uuesti tõsteti tagasi, mingi asi tuli järgi, puhati hotellid või mis on näha siit. Jookseb kella 4 kuni kella 6 täpselt 50 hertsi nullidega. Ja siis näete, inimesed ärkavad 6-7 läks natukene ja 8 jälle läks. Siis nad läksid kodunt ära korraga, sõitsid välja, näete, kukkus palks 49 peale. Sõidavad tööle ja töö juures hakkab astmeliselt vaikselt tõus. Ja ta ei ole sädelemine, ta tunniga muutub, mitte ei muutu seal minutitega, et kogu aeg on. Et meie dispetseritel, ma arvan, on selline tempo peal, et higi on üleval,
või seda graafikut meie oma. Ja näete, siin läheb jälle ilusti tipptundi lõunani üles natukene, aga on ikkagi 50,04. Meil oli seal juba 0,5 või mis seal oli, 0,6 isegi või palju seal oli, see võrdleb. Ja näete, selle otsa pealt me tulime nüüd ära, et saate nüüd ise teha järeldused selle peale, kui hea asi see nüüd oli, et hakkab minema. Ja paljud on niimoodi ka küsinud, et mis on, olen näinud need LED-valgusid, mis spaades olid, oli rohelist, punast küll, et annab ainult rohelist, tähendab, osa on silmasid dioode on läbi põlenud. Ja pinge olen ise ka mõõtnud, olen saanud 242 volti kätte, aga siin euronormidega, kui läksime, oli see vahemik peab olema 220 kuni 240 ja keskmist hoiti 230, 232 ja kui te loete igal pool mingisuguste asjade peal, siis on keskmine 230. Aga nüüd paneb ikka niimoodi, et 230 juures ta enam ei ole, ta üle pingega läheb. Ja üle pingega tekivadki asjad lühised ja muud trahvud. Kui on see 200 ära, siis korrutame ära, ei ole mitte 400 volti, see kolmefaasiline, aga kisub sinna 500 voldi peale juba. Niimoodi. Et võib-olla väga tore oleks, kui keegi ka tehnokraat tuleks ja vaidleksime natukene. Teeksime natuke arvutusi siin, võtaksime ruutjuure 3 ka juurde. Eelmises saates või ühes oli see jutt, et seda Valgevene kaablit ei tohi müüa, et ta on liiga lihtne. Aga Valgevene kaabel on tehtud vana General Electricu Coil plaanide järgi, tal on topeltisolatsioon võrreldes Euroopa oma. Euroopa on kokkuhoidlikult tehtud ja nii edasi, nii edasi. Selle kohta mul tekkis kohe küsimus, sa rääkisid siin kõrgemast pingest. Et kas see võib tekitada seda, et valgusallikad näiteks lõhkevad või läheb lihtsalt midagi rikki? Näiteks Saaremaal on sagenenud alajaamades keskpinge kaablites rikked. Üks oli 28.08 2025 ja teine oli 07.03 2025. Ja ei ole ju veel külma ilmagi, et millest see võib olla tingitud? No see ongi, kui need valgusallikad inimestel on Hiina kaupmis ja toodud, nad on tehtud ka hästi kokkuhoidlikult ja isegi ma olen kohanud sellist LED-lampi, kus kinututa ka ei olnud, otsad ei olnud kinutatud. Panin seina üles, lakk korraks põles, pärast võtsin ta lahti seal, otsad olid sellisest rauast tehtud, et minu kinutuskolb koos selle tinaga ei hakanud peale. Ja vahetasingi ära, kuna mul oli väikest kaablit, peenikest on kaasas, siis ma vahetasin need ära ja inimesel oli see parras. Ta läks vahetas küll seda ära, aga öeldi, et jätke see pirn siia ja saate võib-olla ülejärgmine või 6 aja pärast kätte. Praegult teeb olukord seda. Ja seal oli ainult liiniplennid. Aga valgustitega vaadake need arvutite ka, ise vaadake nende laadijad, kui palju nad kannatavad, mis numbrid seal peal on. Kui on ta seal 240 on viimane, siis arvestage, kui on üle 240, ta töötab ülekoormusega. Tähendab, te tassite endal seljas midagi väga rasket kogu aeg, mida võide ainult korraks tõsta. Rebistate oma selgroo ära või midagi. Ja seadmetel, mehaanikal on täpselt sama lugu, kui tal on ette nähtud ikka madalama oktaanarvuga kütus ja alaldid, need arvutid, et need on, et isegi arvutipoisid, need ütleme, need akud lahvatavad, siis on ka niimoodi, et see kiirlaadimine, kas see on nendele leelisakutele väga hea. Ja pirne on lõhki löönud küll siin samamoodi. Ja kuna Saaremaal teine küsimus oligi, et miks Saaremaal järsku on sagenenud, pildi peal on näha, mehed on kahekesti alajaama juures, siin on kirjas pildil ka, need juhtkiri ütleb, vahelduv vool, see on jutumärkides, ehk nii nagu elektrikud on alati ütlenud, et vahelduv vool on see, kui voolu on ja siis kui voolu ei ole, et see ongi vahelduv vool, ta vaheldub.
ja nüüd siis igal reedel ja reedel inimesed sõidavad ju Saaremaale puhkama ja nii edasi ja näete, uksed on lahti, 2 elektriku tegelevad ja näete, see kaitsekate on maha võetud, kõrvale tõstet. Ja on näha, pool on ta nagu ära põlenud, ära soojenenud, värv on maas. Ta on seal all lühisesse läinud. Kaar Leek on seal töötanud. Ja need, vaadake, need lääne või need ABB või kelle omad need alajaamad on praegu, nad on niivõrd väiksed, et tal ei ole õhuruumi seal jahtuda. Ja kui see trahvul on suuremad pinged, siis on ka need väiksemad lülitid, mis seal on sulav kaitsmealused, need on kõik on ohus. Ta ei tuuluta, ta ei jahtu ära, ta on ülekoormus. Ja vot siit ongi need ära, et kui need ülepinged hakkavad need toimuma, siis on pahandus lahti. Ja teine ma lugesin seal Saaremaal oli esimene kord ja seal siis see jutu juures oli sageduses, mida nad siis seal mainisid. Juures oli see, et on vaja nüüd kiiremas korras hakata Saaremaale ehitama 330 kilovolti, et 330 000 õhuliini Lätti. Tähendab ja sealt Kura poole peale minna, sealt üle ja siis on jälle kõik majas. Aga ei ole, me kasutame ju need alajaamad on ju 10 kilovoltised, mõni on 20 ka. Aga 330 on juba suurtele kilomeetritele vaja. Ja nüüd ongi äriidee, hakkame siis seinast saama tuhandetega voltidega või ma ei saa aru sellest mõttest, et on vaja see ehitada ja juba pakutakse hooga välja. Ma ei tahaks uskuda, et siin need matsud on niimoodi käinud. No vot ja ütleme siin, mis siis on. Esimene oli ju, teine oli 7. märtsil, aga esimene oli 28. Ja vot seal oli siis see pressiesindaja ütles väga ilusti, ma lugesin ja kohe mul suu jääb lahti. Seal oli lause repliik, tsiteerin praegu. Täna vara hommikul põhjustas elektrikatkestuse Kuressaares 3 keskpinge kaabli rike. Vat, ma sain kohe aru, 3 kaablit läks korraga puruks. Mitte ei läinud lühisesse, vaat rike tekkis, tähendab lõigati läbi või midagi sellist. Ja teine küsimus on, üle-eelmine aasta tuli uus täiendatud käidustandard tuli välja, kus sellist väljendit nagu keskpinge kaabel enam ei eksisteeri. On madalpinge kuni 1000 volti ja üle 1000 voldi on kõrge pinge. Nii et siin on näha, et isegi Elektrilevi pressiesindaja või kes selle kirja tegi, ei tea, et käidustandardis on juba muutused sees, üle aasta on juba olemas. Nii et see teeb natukene murelikuks, aga ma ei hakka neid süüdistama. Sellepärast vaadake, nad olid kõik selle suure tööga lahti ühendamise, liinide, alajaamade ehitusega. Elektrikutel oli ka vaht, oli nii väljas igale poole, kuhu sõidad, ainult nemad seal möllavad. Põllud on täis, saetud auke ja ära. Nende süü ei ole. Aga nüüd, kuna nüüd hakkab nendel jälle töö jätkub, kuna üle pinged ja sünkroniseerimist enam ei suudeta ise teha siin, siis on nendel tööd ka ööd kui päeva. Ja näete, see samane Saaremaa lugu ma otsisin Delfi uudistes, otsisin ERR-ist, ei hakanud pihta, aga lõin selle Elektrike Saaremaast, tuli Saarte Hääle kohalik leht kirjutab. Need elektririkked suuremad jäävad nüüd kohalike omavalitsuste kanda või ma ei tea, enam levi sinna ei käi, ainult ütleb, et mingid asjad olid lühises. See on nüüd minu sellise tehnokraatlik mõtlemine, et hävitame viimased elektrikud ka ära, kui neil puhata ka ei lase ja lollustega tegelevad, et said 1. või selle 8. veebruaril endale pidupäeva, nagu Kalle Kilk ütles. Siis sellist pidu, ma arvan, inimesed ei taha. See viib jälle meid nõukogude aega. Ma mäletan,
kui ma käisin koolis, oli laupäeval oli koolipäev, ema-isa käisid laupäeval ka koolis või tööl. Noh, nüüd on kõigil niimoodi ära, et ei saa vaadata. Ja jõuame siis, ütleme, viimase pildi juurde. On küsitud, mida me siis saavutasime. Et kuna lahkusime sellest Venemaa elektrivõrgust, näete, võtsin teile pildi välja. Venemaa võin öelda, see ENSTO, nagu öeldi, ENSTO et on ühine elektrivõrk Euroopas, ei ole. Seda ei saa teha niimoodi paberi peal. Ta on ikka 5 osast koosneb, mandri, saared, põhjariigid. Ja lihtsalt Pakasuhhana, kunagi sai lugeda, et oli Potjomkini küla ja ma arvestan ka niimoodi, et praegult on see pool nüüd Potjomkiniks läinud. Et tehakse ainult kinu. Ja pildilt näete, halliga on varem ühendatud IPS UPS-iga, nüüd ühendatud CSA-ga. No see on see Tsentraal-Euroopa, Kesk-Euroopa. Meie pool nimetame siin UCTE, nii et igal ilusal heal lapsel on nii palju nimesid, me ei teagi, millise võrguga me kokku oleme ühendatud. Aga no venelastel on IPS ja UPS, see on lihtne. IPS on see madalpinge pool peale alajaama, mis teeb 1000 voldi peale või selle 400 voldi peale ja 230 peale. Ja teine see UPS pool on siis see kõrgepingeliinid 330 ja 700, mis ta on. Ja näete, siin on need ilusti need kastikesed, kus me ära tulime. Näete, Kaliningradiga oli ennem Leeduga, see lõigati läbi, need Kaliningrad nüüd istub üksinda oma gaasijaamade peal. Ja loode Venemaa küljes oli Eesti, Läti ja Valgevene küljes oli Leedu. Näete, see kaart on ilus. Ja Valgevene küljes oli ka Moldova läbi Ukraina. Nii et Ukraina ja Moldova on näete koos, tähendab Ukraina toidab praegu Moldovat. Aga Moldova on ka, millega nüüd ta koos on, ta on ikkagi selle Kesk-Euroopaga tuleb kokku. Ja näete, kui pikad juhtmed siin on Keskus, Uraal, Siber, Ida. Need on võetud leheküljed, selle saate ise lahti võtta. Ja näete, Venemaa elektrivõrk koos Iraaniga. Ta on Iraaniga ka ühenduses praegult, ühendavad täielikult ära. Näete, Kasahstani kaudu läheb Usbekistani, Tadžikistan, Kõrgõzstan, Mongoolia ja lõuna poolt tuleb Gruusia, Aserbaidžaan. Näete, kõik on ühendatud ära. Ainukene, kes on nagu kakles või oli, on praegult jäi või sinna sisse on Armeenia, Iraan. Läbi Türkmenistani, ennem oli Turkmeenid, Turkmenistan. Ja see on siis ka moment hakatakse ühendama kokku, et saaks Iraaniga kokku. See punktiir läheb. Aga Alliga näete on, kes välja läks. 5 läksid ära. Ja nüüd vaatame, kui kaua see läheb. Ja kuna nad alguses rääkisid, et oleme praegu 3 Baltikumid võrgus, aga nagu seal ühes kohas jooksis läbi, et vist pool aastat on nad ühe hinnaga paigal. Ja vot siis igaüks keerab oma jopet või keerab ennast ringi ja siis mis juhtub. Ja muidugi see Saaremaa mõte ei ole paha, sest kõige tugevamas ja paremas seisus on meil lätlased. Nendel on, ma ei tea, kas 2 on vähemalt või on 3 hüdroelektrijaama. Nad toidavad ära ja nendel on see 5-6 senti on rahulikult võimalik paika panna. Aga kuna nad on praegu solidaarsed, ma ei tea, poliitilistel värkides täna ma ei ole seda numbrit vaadanud geoenergia pealt, nii et vaadake ise, siis näete, kui suur tasakaal meil on. Ja teine on muidugi Leedu, kui ta on see juhe on seal Poolaga koos, tema on ka paremas olukorras. Aga meie oleme kõige viimases lõpus. Meil jääb ainult Soomega ära, aga kui Soome paneb ka oma tuumajaamad remonti siin, tal ei ole midagi vaidleb, aga kui tõmbab käima ja nii palju, kui ma vaatasin seda kaarti ka, Rootsi ja Soome põhja kaudu on Venemaaga ikka ühendatud, nad ei ole lahti lõhkunud ennast. Sealt kaudu
on ka neil tasakaal olemas. Nii et mida me siis mõtleme? Loogilist ära olid siin lahtiühendamine, väikeste reaktorite tuleviku eeldused. Aga no mõte on, et aga järsku muudaks ikka õieti jälle seda aju suunda, hallid ajurakud, et tuleks selle probleemiga välja, mida 2009. Moskvas arutati ja lõpparuanne oli, et Euroopa võrgud ühendada Venemaa. Et see ei olnud sunniviisiline tegevus, see terve Euroopa, Saksamaa, kõik olid selle projektiga seotud ja kõigil olid ideed, et see käima tõmmata. Aga kust tuli see idee? Aga võib-olla see geopoliitika ja praegult see olukord muutub selliseks, et lõpuks peame ikkagi ise nagu küsima või ma ei tea, ise me välja ei mängisi. Sellepärast on nii keerulisse pannud, on need põlevkivi lukku panna ja gaasi ei tohi osta ja aus gaas on ja on vale gaas ja mis me siin kõik on. Me ei mängi välja, me oleme lõpus tupikus teisel pool. Meid ei saa võrrelda Portugali, Hispaaniaga, sellepärast nendel tuleb otse gaasijuhe sealt teisel poolt Aafrikast, mis tal ligidal on, Alžeeria või mis seal on. Eks vaadake ise seda, mis on. See tuleb sealt vee alt ja toru ei ole kuidagi katki läinud ega lõhki läinud. Meil ainult plahvatavad siin ja kaablid lähevad katki. Aitäh sulle, Andres, rahval silmi jälle taas avamas, kus kohas me oma elektrimajandusega oleme otsapidi. Et siis järgmise korrani. Nägemist. Nägemist. Saate tõi teieni Toidulisand hästi. 14,5 miljonit piimhappebakterit teie kõhu heaks. Kiire leevendus kõrvetistele ja gaasivaludele. Kuulasite veebiraadiot. Külastage kindlasti ka meie uudisteportaali www.eestieest.com. Kungla rahvas. Ühine jõud.